kuidas võiks lapsevanem aru saada, et millistest märkidest, et see D-vitamiini puudus võib olla lapsel tekkinud? No mina tegelikult mõtlen niimoodi, et kõige toredam oleks selline olukord, kus meil D-vitamiini defitsiiti ei tekikski. Et me peame ikkagi läbi mõtlema laste puhul tema päevarežiimi esiteks ja ka mis aastaajas me elame. Et kui meil on tõesti päikest väga palju suvel ja laps viibki palju värskes õhus, siis tõenäoliselt suvi on selline periood, kus ta saab ka toidust D-vitamiini ja päikeselt vitamiini ja lisa ei vaja. Aga sügisel küll, kui on juba pime ja lapsed tegelikult õues viibivad väga vähe ja ka talvel ja kevadel, et see on aeg, kus tuleks hakata andma juurde D-vitamiini. Aga kui te küsisite nüüd nendest tunnustest, et mis võiks viidata D-vitamiini vaegusele, et siin sõltub muidugi ka lapse vanusest. Et koolilaste puhul ma pigem ütleks tõesti seda, et lapsed väsivad kiiremini, on loiud ja nõrgad. Nendel sümptomitel võivad olla ka teised haigused taga, aga need võiksid olla nagu esimesed märgid tõesti, et D-vitamiini tase on hakanud kehas alanema. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Laste jaoks on väga oluline ka selline tasakaalus immuunsus, millest on tänapäeval juba tekkinud väga aktuaalne teema, et kuidas on D-vitamiin ja immuunsus omavahel seotud? Ja, et see on väga hea küsimus ja ma tegelikult arvan, et immunoloogias kindlasti toimub veel väga palju ka uusi arenguid, aga ka ajalooliselt me teame seda, et need lapsed, kes ei saanud D-vitamiini, põdesid ikkagi haigusi, ägedaid haigusi sagedamini ja raskemalt, et üsna sageli oli kombinatsioon, et kui meil oli rahiidihaige laps, siis ta põdes ikkagi kopsupõletikku ja võis seda ka korduvalt põdeda. Tänapäeva uuringud on suure sammu edasi teinud ja näidanud tõesti, et D-vitamiin osaleb oma toimetega immuunsüsteemis, et ta aitab siiski seda vastupanu haigustele tõsta, et mõjutades siis neid immuunrakke, mõjutades T-rakke, dendriitrakke ja selle tõttu on hästi oluline, et ikkagi lapse organismis oleks see D-vitamiini tase hea ehk optimaalne, et pakkuda kaitset siis ägedatele haiguste eest. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest.